Me rääkisime teile möödunud saates GSM Tasksist, mis on üks väga moodne lahendus transpordiettevõtetele, veondusettevõtetele, logistikafirmadele, kõigile iganes veel. Ja see on hea võimalus määrata siis oma töötajaid teatud kohtadesse tööle, mis on selline operatiivselt tulev. Toime näiteks ka elektrikud, kui peavad nad reageerima näiteks elektrikatkestustele, siis tõepoolest sellise veebilehe ja äpiga saab seda teha. Meil on täna väike eksperiment, et asi oleks kõigile meile endale ja televaatajale selge. Määrame mind firma bossiks või siis kontoritöötajaks ja Raivo Rimm, kes muidu on siin produtsendi rollis, on täna tööline. Ja teeme talle lihtsa ülesande. Väga hea, teeme Raivole siis ühe lihtsa ülesande, ehk siis sisestame talle süsteemist lihtsalt näiteks ülesande tulla filmima, näiteks GSM Valve kontorisse. Ehk siis me võiksime panna kontakti nimeks, paneme minu nime, paneme Kristo. Ja ongi siin olemas juba Tähetorni 21. Siia paneme sisse ka kliendi, ehk siis praegusel momendil Kristo kontaktandmed. Kõiki välja ei hakka täitma, aga paneks kirjelduseks näiteks, et salvestus GSM Valve kontoris. Ja aadressiks paneme Tähetorni 21, paneme tänase kuupäeva talle ja valime kohe siis, et tegemist on Raivoga, kes seda ülesannet meil täitma hakkab. Ja Create Task ja ülesanne ongi loodud. Nüüd jõudis ülesanne Raivole siis telefoni äpi peale ja tegelikult me näeme ka kaardil, kus praegu Raivo liigub. Praegu ta liigub suvalises kandis siin samas piirkonnas, aga ikkagi kilomeetrid meist eemal. Ja samas piirkonnas hetkel jõudis juba Vääna tänavale ja teoreetiliselt peaks nüüd Raivol olema see telefonis tööülesanne olemas ja me kohe saame siis vaadata, et Raivo võtaks selle tööülesandega vastu. Kui mina oleksin tööline või Raivo on siis sel puhul tööline, tema telefonile tuleb nüüd piiks, et sulle määratud uus ülesanne. Toome näite, et ta on siis meil kaameramees ja peab tulema siia filmima. Nüüd ta seda juba näeb. Just, talle tuleb telefoni teavitust, kui talle on pandud tööülesanne ja nüüd ta seda näeb. Ehk siis praegu nagu logelen siin natukene, ootan töö ülesannet, niimoodi siis see peaks välja nägema, et töömehel on siis telefon kogu aeg käes ja kui on selline sõnum ekraanil, nagu siis praegu tuli, GSM Tasks pakub mulle siis töö ülesannet, kohe sellest vaatame ülesandet, mis siis mulle tuli siin, Tähetorni 21 Tallinn, vajutame siia peale ja siin on siis vaja sõita Allar Üllari juurde, vajutan siit alusta ja siis peaks tema siis sealt poolt juba nägema, et mina alustan siit poolt sõitu ja kui ma kohale jõuan, siis vajutan siia nupu peale aktiveeri ja siis ka see linnukene siin ekraanil läheb roheliseks, mis näitab, et ma olen kohal. Nii et selles mõttes on ikkagi ülimugav, et sõnum tuleb telefoni, antakse mulle ette ka kaart, kus ma siis sõitma pean ja ei ole nagu vaja endale üldse mõelda, et kellega, kus siin on olemas aadressid, tähtajad, telefoninumbrid, kui vaja helistan siit, et kuule, hakkan kohe jõudma, kuigi ta näeb seda ise ka arvuti ekraani pealt, nii et minu meelest alguses keerulised on tunduv asi on tegelikult väga lihtne. Tervist! Tervitus! Nii et tegelikult tundus see asi mulle alguses keeruline, aga siis kui nagu oled asja sees on tegelikult päris lihtne. Ma sain kätte selle sõnumi, aktiveerisin, võtsin selle lahti, nüüd jõudsin kohale, vajutasin, et teen tööd, filmimine käib. Ja oletame siis, et nüüd on see töö valmis, siis ma vajutan siia selle valmis nupu peale, ma saan aru. Ja kui sa arvad, et sa oled töö lõpetanud, siis vajutad valmis. No tööd ma lõpetanud ei ole, aga kuna meil on selline rohkem näitlik asi, siis me teeme selle niimoodi, et see töö on valmis. Nii. Ja nüüd ongi siia lisapilt, et ma saan siia panna ka pildi tehtud tööst, on ju? Just. Nii. Teeme siis siit. Kohe näeme, kui kvaliteetne on võttegrupp, eks ole. Teeme siis praegu niimoodi selle pildi, et ja siis paneme selle juusfoto, jah? Nii. Nüüd on ka allkirjastamise koht, kui sul on vaja kliendilt allkirjastamise koht käib meil siit. Allkirjasta korje on siin siis, jah? See on nüüd praegu sellise nimetusega, jah. Ehk siis kui on kaup üle antud või on töö on tehtud, siis vajutad allkirjasta korje, võid proovida sinna anda sõrmega näiteks enda allkirja. Lihtsalt joonistada smaili kas või seesama, jah. No Robi, kas sa oled tööga rahul või? Joonista sinna palun midagi. Nii. Väga koleda näoga smaili. Ja panen salvesta, jah? Just. Nii.
ja kas see nüüd jõuab ka kuskile? Veel mitte. Kui on vaja kommentaari lisada, siis saad ka mingi kommentaari lisada sinna. Kui seda ei ole kommentaari ei ole, et töö oli väga lihtne, et aastaid tehtud. Just, siis kinnita veel korra üle, et sul on tehtud ülesanne. Ja ülesanne tehtud, hästi tehtud ja saad liikuda järgmise ülesande poole. Siit me võtame ajaloo, võtame selle viimase tööülesande, mis on meil Raivo ära teinud. Ja siin on siis näha ka Raivo liikumine kaardil. Siin on nüüd ajaliselt näha, kui palju tal on kulunud aega nende ülesannete täitmiseks. Siin on meil see kogu tööülesande info, ehk siis salvestus GSM valvekontoris. Siin on nüüd see allkiri, mis Robi joonistas, see smile nii-öelda. Ja siin on olemas ka siis võttemeeskonna pilt, mis me just siis hetk tagasi tegime. Ma arvan küll, et võib-olla järgmine saade võtaks ette ühe kliendi veel, kellel on ikkagi siis suurem baas taga kui üks kaameramees ja ühe saate salvestuse episood, et siis asi, kuidas suuremalt käib, aga minu jaoks on asi selge, et tegelikult on lihtne. Äpp, on ju, üks arvutist jagab käske ja tuld.